Millal võiksid lapsed olla valmis kooli minekuks? Kas näiteks siis, kui nad jõuavad teatud pikkuseni, loevad soravalt, korrutavad 3-4 või hoopis käituvad hästi-hästi kuulekalt? Selline lähenemine küsiks justkui retsepti teatud tüüpi koolidele laste kasvatamiseks. Aga tänapäevased arengukäsitlused rõhutavad hoopis rohkem kogu süsteemi terviklikkust. Ehk siis lisaks sellele, et me mõtleme, millised peaksid olema keskmise lapse omadused, et ta sobiks teatud kooli, peaksime me ka mõtlema selle peale, et milline on see keskkond ehk kool, mis suudab seda last vastu võtta ning tema arengut piisavalt toetada. Lisaks sõltub nende omaduste ja oskuste avaldumine suuresti ka ümbritsevast keskkonnast. Seetõttu ei saaks me otseselt järeldada, et laps, kes koolikatsetel klassikaaslastega vähe suhtleb, on kooli minekuks puudulike sotsiaalsete oskustega. Lapse oskusi tuleks vaadelda ja kirjeldada pikema aja vältel ning erinevates keskkondades. Tähelepanu pööramine iga konkreetse lapse tugevustele ning ka natukene arendamist vajavatele külgedele aitab valida tema jaoks kõige sobivama keskkonna, ehk siis kooli. Lapsed on alati valmis õppima, kui see neile huvi pakub ning on ka jõukohane. Olgem siis ise usinad pakkumaks neile neid väljakutseid ning huvitavaid õpivõimalusi.